Kui kunagi oli võimalus digitaalse tsirkuse teiseks hooajaks, siis fännid tapsid selle täielikult. Ja, ma tean, ametlikult ei öeldud kunagi, et teine hooaeg kuulutatakse välja mingil kindlal kuupäeval. Aga uskuge mind, see teine hooaeg tundus väga reaalne ja selle kinnituseks on mitu tõendit. Aga täna räägime sellest, kuidas fännid rikkusid selle võimaliku teise hooaja ja digitaalse tsirkuse järjed ära. Lähme! Kui see esilinastus, tajusid kõik seda saadet kui kogu perele mõeldud animatsiooni, kus on liialdatud, värvikad tegelased ja maailm, mis näeb väga sarnane välja sellele, mida kohtad igas Disney Juniori 3-mõõtmelises saates. Aga mida rohkem digitaalse tsirkuse episoodid edasi läksid, seda enam said aru, et see pole tehtud kõigile. See muutub järjest tumedamaks, küpsemaks ja sisaldab sõnumeid, millest iga väike laps aru ei saa. Ja see oligi algusest peale taotluslik. Lugu, episoodid ja isegi lõpp olid juba enne digitaalse tsirkuse esirinastust paika pandud. Kuidas saad siis luua rohkem episoode, kui sinu põhiidee enam publikuga nii hästi ei haaku? Pealegi me ei räägi siin juhuslikest seiklustest, kus saad lihtsalt nautida naljakaid asju, mida tegelased teevad. See ei ole digitaalse tsirkuse olemus. Igas episoodis avastasime tegelaste kohta mõne tumeda saladuse või mõistatuse, aga nüüd ei tundus enam eriti võimalik. Lähme tagasi 2023 aasta jaanuarisse. Gooseworks looja avaldas järgmist. Ma just ärkasin üles, aga issand, lõpuks saan ma rääkida hämmastavast digitaalsest tsirkusest. Ja 3 aastat hiljem avaldas ta järgmist. Ma ei puudutaks seda frantsiisi isegi mitte 3 meetri pikkuse kepiga. Vaat kus lugu. Looja kaotas järk-järgult huvi digitsirkuse vastu ja see polnud sellepärast, et oleks sellest tüdinenud. Aga nagu paljud juba teavad, oli see hoopis selle tõttu, kuidas fännid reageerisid kõigele, mis neile digitsirkuse juures ei meeldinud. Ja kuigi ta mõnikord ütles, et talle ei lähe korda, mida teised tema sarja kohta ütlevad, tundus, et tegelikult läks see talle väga korda. Nii väga, et ta kustutas isegi oma Redditi konto, et mitte enam sarja kohta kommentaare näha. Nii et isegi kui digitsirkusel on potentsiaali jätkata rohkemate episoodidega, kui looja ise ei tunne end sellega enam hästi või tal pole enam kannatust, siis kuidas saaks üldse uusi episoode tulla? Ja probleem polnud selles, et fännid kurtsid tegelaste disaini üle või et neil oli huvitav idee saate jaoks. Probleem seisnes selles, et fännid läksid otse looja vastu, justkui otsides kedagi, keda süüdistada. Nad ei kurtnud ettevõtte või kirjanike grupi peale, vaid ainult looja peale. Ja seal ei räägitud enam ainult tsirkusest, vaid ka Gooseworksist. Ta lihtsalt avaldas oma ausat arvamust tsirkuse teemadel ja fännid ründasid teda kohe, sest ta avaldas lihtsalt tavalise inimese arvamust. Kujutage ette, et teid rünnatakse isiklikult iga päev mitme hooaja jooksul. Ma tõesti ei usu, et keegi suudaks seda kaua taluda. Ja kõik see kestis kuni selleni, et ta ütles, et kaalub pärast lõppu frantsiisi juurde mitte naasmist. See pilt, mida me alguses nägime, selle taga on pikk lugu. Aga mis mulle kõige rohkem silma jäi, oli leke. Brasiilia dubleerimisstuudio varajane digitaalse tsirkuse 9. episoodi leke. Fännid hakkasid Gooseworksi käest küsima, mida ta olukorrast arvab ja kas ta kavatseb midagi ette võtta. Ja tema vastus oli lihtne. Keda see huvitab? 2 sõna ja sellest piisas, et puhkes uus tulekahju. Äkitselt ilmus välja inimesi, kes ütlesid, et tal ei lähe enam enda saade korda, et ta ei austa fänne, et ta on tänamatu kogukonna suhtes, kes ta kuulsaks tegi. Mõned isegi tühistasid oma finaalipiletid. Aga siin on midagi, mida paljud inimesed unustavad. Gooseworks, tema ei lekitanud seda episoodi. Tal ei olnud sellega midagi pistmist, kuid ikkagi sattus tema olema see, kes sai suurema osa rünnakutest. Selleks hetkeks jäi juba mulje, et probleem ei olnud enam digitaalses tsirkuses. Probleemiks olid Gooseworks ja fännid.
rünnak oli nii äärmuslik, et isegi Blue Skies, mis on palju väiksem platvorm ja mida paljud peavad vähem toksiliseks kui Twitterit. Vaid mõne tunni jooksul sattus ta täpselt samade probleemide otsa, mida ta oli üritanud selja taha jätta. Ja siis ilmus postitus, mis pälvis väga paljude inimeste tähelepanu. Ausalt öeldes ei suuda ma enam oma südant sellesse panna. See on muutunud palju suuremaks kui mina ise. Ja tegelikult tundub see lause mulle palju olulisem kui lekke ise, sest lekkest muidugi võib unustada. Ka üks tüli internetis. Aga kui sarja looja hakkab nii oma loomingust rääkima, siis on tegemist juba täiesti teistsuguse asjaga. Ja pärast kõige selle lugemist on raske ette kujutada, et Gooseworks istub põnevil ja plaanib teist hooaega. Sest tõepoolest, hämmastav digitaalne tsirkus tundub ikka veel selline sari, mis võib kesta aastaid. Sellel on sügavad tegelased, lahendamata mõistatused ja praktiliselt lõputu universum. Ja pärast 9. osa on paljud neist küsimustest endiselt lahtised. Materjali jätkub veel 9 hooajaks. Praktiliselt on Gooseworksil võimalus veel teha, aga ma ei usu ka, et kogu süü oleks fännidel. Ja ma tean, et see ilmselt häirib mõnda inimest. Sest jah, rünnakud olid päriselt olemas. Oli inimesi, kes käitusid idioodina ja suur osa kogukonnast muutis iga arutelus sõjaks. Aga Gooseworksil oli ikka veel üks võimalus. Eemalduda, sulgeda sotsiaalvõrgustikud, ignoreerida kommentaare või lihtsalt lõpetada inimeste öeldu lugemine. Lõppude lõpuks ei otsustanud keegi tema eest lugu. Keegi ei kirjutanud 9. osa ega teinud sarja tähtsaid otsuseid. Kõik see oli endiselt tema kontrolli all. Seetõttu arvan, et tõeline põhjus, miks ei tule teist hooaega, kõrvalsarju ega mingit jätku, on kusagil vahepeal. Fännid aitasid probleemi tekitada, kuid Gooseworks ei teinud ka eriti palju, et sellest eemale hoida. Ja pärast aastaid kestnud kurnatust jõudsimegi täpselt sinna, kus me täna oleme. Ja pärast 9. osa jäid mitmed lood lahtiseks, saladused ja piisavalt ideid, et seda universumit veel aastaid edasi arendada. Sellepärast räägibki nii palju inimesi teisest hooajast, mitte sellepärast, et tsirkus oleks pooleli jäänud, vaid sellepärast, et see maailm tundub endiselt maailmana, milles on veel palju lugusid jutustada. Ja ausalt öeldes ma ei usu, et digitaalne tsirkus oleks lugudest otsa saanud, ega et Gooseworksil oleks ideed otsas. Tundub, et otsa sai hoopis nende kannatus. Ja just see teebki kogu selle olukorra nii kohutavaks. Sest kui kunagi tuleb teine hooaeg, rohkem kõrvalsarju või isegi jätk, siis teeb seda juba keegi teine. See ei ole sellepärast, et digitaalne tsirkus peaks edasi kestma. Võib-olla müüb Gooseworks õigused Netflixile või kellelegi, keda ta usaldab ja kes suudab lugu jätkata nii, et see ei tunduks sunnitud või suudab seda kohandada nii, et selle olemus ei kaoks. See ei ole enam Gooseworksi looming. Nii et öelge mulle, kas fännikogukond tõesti rikkusid ära digitaalse tsirkuse tuleviku? Või kas Gooseworks lihtsalt väsis kõigest sellest, mis eduga kaasnes?